aga Kristal Raa coach'ina ütleme nii, et meil klikib väga hästi ja meie sisemised lapsed lustivad täie rauaga, et minule väga sobib. Kui on vaja, laseb mul põesas sahistada, vaatab kõrvalt, et okei, mina sinu asemel läheksin otse, aga mitte, kui sa tahad, siis natuke aega. Või samas, kui ka on vaja, siis tõesti saab ka väikse müksu sinna süle tagumise poole peale, et kui äkki nüüd aitab sellest võtamisest, tule nüüd tee peale tagasi, lähme edasi. Aloha, minu imelised Aarete seiklused podcasti fännid, kuulajad ja vaatajad. Minu nimi Kristal Raalaksmid ette on tulemas eetrisse imelisest Texasest. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks, kes usub, et meis kõigis on olemas Aarete laekad ja kui me need avame, saame hakata oma elu iseenda tingimustel. Nüüd sellest on vähe kasu, kui lihtsalt need Aarete laekad avada ja kui sul ei ole head tervist, siis selle avamisega kaugele ei jõua. Ja tänane episood saab olema täiesti teistsugune. See saab nüüd üles tulema varem, kui tegelikult plaanis oli. Ehk siis ta jääb siia üles kauemaks, kui siis tavaliselt need episoodid üles saavad ja nende siis see eetriaeg nii-öelda on. Ja see on nüüd kokku pandud mitme inimese siis tagasisidest just hiljuti lõppenud tervise taaskäivituse väljakutsest. Ja see, mis siis seal kogemustena tuli, seda inimesed siin selles väljakutse siis tagasisides jagavadki. Ja meil on siis olemas ka üks lahe meesterahvas Paul. Lisaks on siis meil Piret, Aive, Kertu ja Heli, kes jagavad oma kogemusi. Suur aitäh teile, et lubate seda sellisel kujul ka siis maailmaga jagada. Ja need 5 tervise taaskäivituse siis väljakutsepäeva kujutavad endast sellist väga lahedat formaati. Inimene tuleb pardale, tal on võimalus siis kohtuda minu ja grupiga päevas korra ja iga päev saab ta väikese PDF juhistega, mida siis järgnevalt teha, et oma tervist taaskäivitada. Ja kokku on siis seal tegelikult 5 sammu ja kõige lõpus viiakse kõik need sammud kokku ja inimesel on siis võimalus proovida, mis hakkab saama, kui kõik need 5 sammu kogu aeg töös hoida. Ja see on tõesti nii baastasandi, vundamendi tasandile siis kokku pandud, et kogemustest siis, mis siin Wildfitiga on mul tulnud, olles ise siis Wildfiti coach ka nüüd sertifitseerituna ja üldse minu coachi kogemustest samamoodi, et mis inimestel just siis tervise ja keha, meele, vaimuga siis teemad on ja kuidas seda kõike toetada. Praegusel ajal on väga-väga oluline oma tervise eest hoolitseda, nagu te näete, asjad tundub, et lähevad veel keerulisemaks ja veel katsumuste rohkemaks sellega seoses. Ja see, et tervise teema on järjest põnevam ja järjest huvipakkuvam inimestele, on näha ka meie podcasti siis kõige populaarsemate siis episoodide kaudu. Kõige esimesel kohal on väga pikka aega olnud Riina Rautsiku episoodid, suur aitäh sulle, Riina, ja järgnevalt on esikohale türgimas siis imeline Helen Lass, kelle siis tavatagasiside ka Wildfit 90 väljakutse kohta on kohe üles tulemas ja tõesti, milline au, et Eestis on perearst nüüd, kes on läbinud Wildfit 90 ja saab seda soovitada ka kõikidele oma klientidele ja tuttavatele ja pereliikmetele. Ja tõesti selle väljakutse siis tagasisidemete lõpus on veel üks väga põnev segment, mis jagab, kuidas ma kasutasin siis selle tervise taaskäivituse väljakutse kokkupanekuks tegelikult oma sisemise pere arhetüüpe. Ja see näitab sulle reaalselt ära, kuidas on võimalus läbi oma sisemaailma, luua oma välist maailma, teha see mahlakamaks, põnevamaks, võimsamaks, vägevamaks ja samas luua väärtust teistele, samas pannagi need oma aarded sealt oma aarete laekast tööle ja hakata nende siis ka andma võimalust, et ka nemad saavad siis teenida sind. Mina siis tegin seekord sellise võimaluse, et inimesed said selle tasuta välja läbi teha
ja peale seda, kui nad soovisid näha siis videode siis järelvaatamislinke, saite teha väikese panuse 20 €, et siis vaadata kõiki neid videosid võib-olla ka edaspidi siis järgi. Ja osad nendest ka kasutasid ja teised, kes siis võib-olla ei jõudnud pardale tol hetkel, aga tunnevad, et ikkagi on vaja, tahavad selle ise läbi teha, siis on võimalus lihtsalt see osta ja lihtsalt see mõnusalt läbi teha. Ja tulevikus enne igat uut siis Wildit 90 väljakutset teen ma siis 5 päeva uuesti selle live versiooni, kus ma ise olen olemas. Me kasutame sama Facebooki gruppi ja on võimalus siis kogeda seda grupi coachimise osa just ka minuga siis jällegi uuesti. Ja need live omad jäävad ikkagi tasuta, jälle sealt need videod lähevad siis sellesse panka, kus on siis juba eelnevad ees ja iga korraga siis see pank täiustub ja seetõttu siis ka siis järelvaatamise videode link, natukene see hind muutub, et siis ka selline väga huvitav võimalus, kuidas siis need asjad kokku siduda. Ja kõige lõpus on siis ka väikene meditatsioon, kus siis saabki ennast ilusti nagu paika keskmesse ja anda ka tulevikule siis taotluse küsimus. Ja jaanuarikuu on eriti tähtis kuu, kus me saaksime siis vaadata just üle ka selle taotluse küsimuse teema. Räägitakse uusaasta resolutsioonidest, räägitakse eesmärkide panemisest ja mina olen näinud, et tegelikult need ükski uues energias eriti väga ei toimi. Minu soovitus on mõtle välja, mis on see taotlusküsimus sinu jaoks selleks järgnevaks aastaks. Ja mis asi see taotlusküsimus on? See on nagu küsimus, mida sa soovid, et see järgmine aasta siis sulle tooks. Ja mõtled sõna haaval selle siis läbi ja seejärel panete ilusti siis sõnaliselt ritta. Ja võib-olla ma teengi selle siis episoodiga koos väikese siis lisaboonuse, kus ma seletan ära, kuidas taotlusküsimust kokku panna ja kuidas see saab luua sinu helistiku selleks järgnevaks aastaks, et selline lahe kooslus ja mõte sulle ka siit kaasa. Sest kui me taotluseid ei pane, siis saab meist tõesti nagu see hulgumerel hulkuv nii-öelda siis laev, kes läheb sinna, kuhu tuuled või tormid teda lükkavad ja kui sul on kõriauguni sellest olla see siis hulgumerel kaotsi läinud või ekslev siis purjekas, siis taotlusküsimus annab sulle suuna, ta tõmbab kogu siis universumi sinuga kaasa toimetama ja samas annab imelise võimaluse siis kogu universumil sinuga koostööd tegema hakata, viskama sulle võimalusi läbi märkide, sõnumite, intuitsiooni ja seejärel hakata looma veelgi võimsamat siis versiooni ja sellest aastast teha lõpuks ometi see aasta, mis on rohkem sinu tingimustel. Sest kui sa ärkad üles sellise mõttega, et ma armastan oma elu, mul on nii kaif elu, mõtled, kus ma kõik elan ja kellega ja kuidas ja mida ma teen ja sa lasedki igal hommikul selle välja sellise nagu emotsiooniga, sellise tänutundega, siis loomulikult see taotlusküsimus saab veelgi rohkem sind toetada. Nii et seda korda siis natuke selline teistsuguses formaadis podcast. Ma tean, et sa kindlasti saad seda nautima ja kui sinu lähedaste hulgas või tuttavate hulgas on keegi, kes saaks kasu ja inspiratsiooni ja motivatsiooni oma elu muutmiseks, kas või sellest 5-päevasest taaskäivitusest, siis vaata siia video alla. Tuleb siis ka see taaskäivituse videode link, mida saab siis osta praegu siis sooduspakkumisega kuni veebruari alguseni 20 € saad siis 5 soodusvideot ja palju siis veel lisaboonuseid ja kõik need juhised siis iga päeva kohta. Nii et väga-väga toredat siis kuulamist teile kõigile. Ja nagu ikka, alati peale episoodi jaga, laigi, kommenteeri ja anna teada, kui on keegi põnev külaline, keda sa kindlasti tahaksid kuulda, kui sa tahaksid ise tulla podcasti. Me jätkame sellega sellel aastal, kuid võib ka olla nii, et ma teen mõningaid muudatusi vastavalt siis, kuidas võimalused on. Nii et ole kuuldel,
ole jätkuvalt jälgija ja jaga nii paljusid episoodi, kui saad ja ole siis jätkuvalt edasi meie fänn. Oleme sulle väga tänulikud, imelist nautimist ja imelist 2022 aastat sulle ka minu poolt. Aloha, mahalo. Ja aloha, armas Paul, Indrek, et sina tegid nüüd läbi selle imelise väljakutse, tervise taaskäivituse väljakutse ja kokku tuli meil ikkagi siis lõpuks 5 päeva ja 5 sammu. Ja kuidas see kogemus sinu jaoks oli? Minu jaoks oli hiigel hea kogemus, et see aitas asju omavahel kokku viia, mis on elus olemas. Kõige vajalikumad asjad, see oli geniaal, kuidas see oli üles ehitatud. Ja mul on hea meel, et selline asi on võimaldatud ennem kui WildFiti päriselt läbi teha. Nüüd, sinul on olnud ka selline hästi inspireeriv kogemus, et sul tekkis huvi WildFiti suhtes just ka seetõttu, et sul oli üks tuttav, kes läbis selle ja siis sa tahtsidki juba koheselt saada natukene siis käsi soojaks ja siis tuligi see taaskäivituse väljakutse, et siis see väga hästi sobis sinu jaoks, et just niisugune sissejuhatus WildFiti jaoks ja said siis nii-öelda täiesti niisugune soojenduskuur nädal aega. See aitas ümber lülitada tavaelurežiimi peal selle WildFiti peale ja ma nägin, kuidas see inimene osales WildFitis ja muutis oma elu totaalselt, et mina tahan samuti teha. Tervis on oluline ja see WildFit programm aitab, et selleni jõuda. Kuidas nüüd see väike väljakutse, meil oli siin niisugune väga lihtne formaat, et meil oli siis päevas korra väike kõne Zoomis ja siis oli Facebooki grupp. Kuidas selline formaat sulle sobis? Ideaalne. Et minu arvates see aeg sobis päeva lõpul sellisena. See aeg, see maht, see informatsiooni maht, mida sellise lühikese aja jooksul saime, oli ideaalne. Et see oli väga hea. Ja said ka praktilised harjutused kohe töösse panna? Igal päeval oli praktiline harjutus ja need omavahel seoti kokku, et alustasime ühega, siis teine, siis need asjad olid omavahel seotud. Et see tõesti meeldis, kuidas seda tehti. Ja kuidas sulle sobis koostöö Kristal Raaga? Ole kõige parem coach. Sa oled nii lahke. Aga oled, sul on kogemus, sa oskad asju väga lihtsal viisi lahti seletada, sa võtad väga keerulised teemad ette ja siis seod neid omavahel, et iga inimene ei suuda seda teha. Et kogemused ja su isiksus näitab seda, et sa suudad ja et mina ei teeks seda kellegi teisega. Väga hea, super. Ja kuidas oli nüüd teiste grupiliikmete kohalolu ka, et me rääkisime siin palju, et minna kaugele on hea minna koos ja ka tekitab natuke niisugust vastutuspartneri tunnet, et kuidas see sinu jaoks toimis? Minu arvates oli väga hea. Iga inimene, kes oli siin, andis lisaideid juurde, lisaväärtust, rääkisid oma kogemustest ka, mis aitasid arendada minu mõtet, mida mina mõtlesin, et tehaks nii, aga siis teine inimene teeks naa, siis ma mõtlesin, aga see nagu on hea idee, et peaksin natuke teisiti mõtlema ka enda asja peale. Et kaks pead, ikka kaks pead. Ikka. Siin on isegi rohkem kui 2. Just. Ja rohkem kui 2. Nii et sina siis julgustad kõiki hüppama pardale selle imelise tervise taaskäivituse väljakutsega. Kindlasti see oli väga hea asi. Just. Tehke ära. Jah. Väga hea. Suur aitäh sulle, nii super, et saime ka siis just, et meesterahvas ka oli, et siis näevad, et see ei ole ainult naiste asi. Et väga hea. Nii, aitäh sulle, Paul. Mina olen üritanud enam-vähem selles WildFiti suunas aastaid ise minna üksinda, proovinud seda ja teist ja ma ei ole üldse edukas selles. Võib-olla midagi väga vähe on liikunud. Selle paremuse suunas koos, ma arvan, et on palju parem. Et see tugi on hästi oluline. Ja sinuga ma olen varemgi koostööd teinud. Ja et sa oskad nagu luua sellise hea õhkkonna ja luua selle õige ruumi. Et selles kasvada nagu koos, on ju? Jah. Just. Ja siin grupis oli ka nüüd tõesti hästi siuksed aktiivsed ja toetavad osalejad, et kuidas see sinu jaoks oli, et oli see siuksem tugevam tunne, kui teised ka nagu õla alla panid või natuke müksasid sind siit ja sealt? Ja ikka. Ja see on väga oluline. Ja.
kinda et peale. siis inspireerivalt edasi ja loodetavasti siis sügav sukeldumine Wildfiti. Jah, annan oma sõna et Okei, väga hea tunnistus olemas, nii et väga super ja suur tänu sulle, et osalesid ja ma tean, et see tuleb väga-väga võimas jätkuv siis seiklus ja on suur au, et sa said ka siis pardale hüpata siia vaid mõneks päevaks, aga ikkagi, et said osaline olla, et suur aitäh sulle. Aitäh teie ka. Ja suur aitäh, väga armas, suur aitäh, Piret. Nii, aloha Aive ja sina oled meil siin käinud läbi väga palju erinevaid programme, aga nüüd järgmine pilootgrupp, tervise taaskäivituse väljakutse. Kuidas sellega läks sul? Ei, hopsti ka minu poolt. Minu meelest oli see hästi vahva selles suhtes, et ta on nagu küll limiteeritud aeg, aga läbi on nagu võetud üsna kontsentreeritud kujul kõik siuksed, selle aja jooksul nagu need olulisemad asjad, kuhu saabki täpselt erinevaid, ütleme lihakontidele kasvatada siis. Ja samas on see hea nii sissejuhatuseks enne seda pikemat Wildfiti programmi, kui ka jällegi meeldetuletuseks neile, kes on Wildfiti programmi juba läbinud. Ta on siuke väga hea värskendus, sest elu teeb aeg-ajalt omad korrektuurid. Ikka ühel asjale paned rohkem fookust, mingi asi siis jääb nagu natukene niiviisi nurga taha või riiulisse tolmuma. Et siis nagu jälle toob nagu päevakorda, et oota, aga tegelikult see on ju ka väga oluline, et on ka mõistlik edasi tegeleda, et mitte, et oleks võib-olla meelega riiulile panda, aga lihtsalt vahest jäävad mõned asjad. Ja kuidas sinu jaoks oli Kristal Raaga koos toimetada ja grupiga koos toimetada? Grupiga on alati see hea asi, et see grupitoetus on hästi vahva, kui on ka siuke aktiivne grupp, üldjuhul ongi olnud. Ja vaadata siis nagu teiste seda jagamisi, samamoodi ka siis kasvu, et see on hästi nagu inspireeriv ja ka teisi vaatenurki, mille peale teinekord ise ei tulegi, et see nagu inspireerib hästi palju. Samamoodi ka distsiplineerib, et kui kõik jagavad ja võib-olla on teema, millega ise äkki, mina väga ei tahaks teha, eks ju. Ja siis vaatad, et okei, kõik jagavad, kuidas ma siis nüüd ikka niimoodi ainsana vakka olen, eks ju. Ma siis katsun ka midagi siis teha või oma panuse anda. Aga Kristal Raa coachina ütleme nii, et meil klikib väga hästi ja meie sisemised lapsed lustivad täie rauaga, et minule väga sobib. Kui on vaja, laseb mul põesas sahistada, vaatab kõrvalt, et okei, mina sinu asemel läheksin otse, aga mitte, kui sa tahad, siis natuke aega. Või samas, kui ka on vaja, siis tõesti saab ka väikse müksu sinna süle tagumise poole peale, et kui äkki nüüd aitab sellest võtamisest, tule nüüd tee peale tagasi, lähme edasi. Ja imeline oskus, mille üle ma ei väsi imestamast, et see küll antud teemast nii palju ei puutu, aga üleüldse coachina, et sa kaevad nagu tühja koha pealt välja väga palju infot. See on uskumatu, ma ikka pidevalt imestan selle üle. Et täielik detektiiv, kui vaja, kõik leiab üles. Jaa. Et vähemalt niigi palju, et leiab üles tee otsa, et kuule, proovime seda, vaatame selles suunas, et kui nagu endal nagu mõistus otsas, siit ei ole mitte midagi võtta, et see lihtsalt siin ei ole midagi. Mis mõttes leiab. Ja väga suurepärane, et nii kogenud siis igatipidi siin minu programmidega, et sa said ka võtta selle ekstra aja. See oli väga väärtuslik, nagu siin ka keegi teine osaleja ütles, et just, et oli siis ka inimesi, kes olid Wildfiti juba läbi teinud, et siis ka, et see tugi ja inspiratsioon, mis neile jagada ja tekitadagi ka veelgi sellist põnevust ja samas sulle tõesti ka see värskendus, et siis oligi selline, et vaja oma siis konteinerid üle vaadata, et mis asi on riiulile jäänud ja mis oleks vaja siis nagu fookusesse võtta uuesti. Just, et see sobib jah nii enne kui pärast, et väga hästi, et mõlemal juhul on ta täiesti omal kohal. Ja nüüd inimesed, kes ei ole üldse võib-olla tervisega tegelenud, et mis sa arvad, et kas nendele
ongi, et vaata, kui mõnikord ka öeldakse, et vot selle programmiga liitumiseks peavad olema mingisugused eelteadmised või asjad. Kuidas siin sinu tunne on, et kas keegi inimene täiesti tänavalt rõõsa-roosa midagi väga ei tea veel tervise asjadest, et kas siis ka näiteks selline programm võiks sobida? Võib-olla see on minu kiiks, aga no mida puhtam leht, seda parem on, sest puhtale lõuendil on palju parem joonistada, kui juba täisjoonistatud asja täiendada. Et kui on aga vähegi, mida on vaja tõesti, et avatust ja avatust ka võib-olla teistsugusele vaatenurgale, aga jaa, et ei ole vaja mingeid hulle eelteadmisi või mis iganes infot eelnevalt. Et pigem avatust on vaja. Ja, mitte, et siin midagi hirmsat nüüd tehakse või midagi väga sellist voodoo'd või umbluud, aga lihtsalt jah. Et saab ka asjadele teise kandi alt läheneda. Väga super, et siis julgustame kõiki, kes tunnevad, et heliseb ja tahaks oma elus alustada muutustega, et alustame siis tervisega ja vaatame, mis edasi saab. See on parim algus. Just. Aitäh sulle! Aitäh! Ja veel kord tõesti suur tänu. Ilma siis pilootgruppide ankruta on kohe täitsa teine tunne, nii et väga super, et said olemas olla. Suur tänu sulle. Jah, pilootgrupp on. Maiuspala sulle. Ma pean jälle mingi välja mõtlema varsti. See on siuke heas mõttes sõltuvust tekitav, ma ütleks. Jah, just. See on hea sõltuvus. Absoluutselt. Nii, väga hea. Nii, aloha Kertu ja sina ka hüppasid hooga pardale just vahetult sinu siis eelnevat Wildfiti väljakutsele sügav sukeldumast ja mis sinu kogemused on, et kuidas see 5 päeva tervise taaskäivituse väljakutse sinu jaoks toimis? Aloha, täiega äge oli. Mulle väga meeldis, et minu arust hästi vajalik enne kui Wildfiti hüpata, siis vaadata üle need põhivundament üldse oma harjumustel ja oma elustiilil ja mõelda natukene suuremalt ja täpselt väga mõnus ajastus, väga mõnus pikkus ja väga mõnus grupp on olnud. Kuidas sinu jaoks see formaat toimis, et meil oli Facebooki grupp, kus sai natuke jagada siis oma kogemusi erinevate päevaharjutustega, siis coach on ja siis need live kõned ja väike siuke grupi coaching oli ka meil siin igakordselt. Väga hea oli, et Facebookis saigi pikemalt mõelda, uudistada. Õhtul oli selline vastutuskoht, et ma tulen ja kuulan ja räägin, kuidas mul eelmine päev läks, et selline motiveeriv ja distsiplineeriv ja väga tore oli kuulda teiste taipamisi ja seisukohti, mis panid ennast ka natuke teistmoodi mõtlema. Ja väga super. Ja kuidas oli koostöö Kristal Raaga? Väga tore oli. Mina avasin su suvel, sõbranna saatis sinu podcasti ja ma kuulasin, ma olen päris palju episoode kuulanud ja kui ma nägingi, et sa teed seda Wildfiti, siis ma mõtlesingi, et sina sobid väga hästi selleks, sest sul on hästi palju ka teisi teadmisi, et sa ei räägi ainult puhtalt Wildfitist, vaid sa integreerid seda kõige muuga ka ja tuleb selline hästi palju holistilisem ja terviklikum ülevaade. Ja, et tulebki selline holistiline ühepäevatoit. Ja see on nii super kuulda, et tõesti keegi jõuab minuni ka läbi podcasti, et tõesti podcast on ka minu siuke südamebeebi, et ma tõesti nii naudin kõiki neid episoode, inimesi, keda jagan ja ka oma mõtteid, kui vahepeal on need sooloepisoodid, et see on nii super kuulda, et ka läbi selle siis leidsid tee minu juurde. Mul on väga suur au olnud sinuga koos toimetada. Ma olen väga põnevil, mis nüüd siis edasi saama hakkab Wildfitis. Ja nüüd, kuidas sa tunned ennast, et kas nüüd peale seda nädalat, kas sa tunned Wildfiti siis sisse minnes natukene enesekindlamalt ja tugevamalt ennast praegu? Ja kindlasti, et kogu see kui need kõik on omavahel ühendatud, siis ongi, et minnes Wildfit on juba teised valdkonnad elus ka natuke rohkem toetatud ja ma tunnen, et ma palju teadlikum jälle selline mõnus äratuskell, et eks nagu me kõik teame või oleme kuulnud, aga mis on hästi palju selliseid uusi nippe, mida kõrva taha panna ja just selline mõnus aeg enne seda väljakutset siis kõige peale jälle mõelda ja jälle nii-öelda rajale saada. Ja mis sa veel julgustuseks ütleksid inimestele, kes võib-olla siis satuvad selle info juurde, et okei, ma ei tea, võib-olla ka, et issand jumal, et 5 päeva, et see on ikka tänapäeva inimene võib mõelda juba, et 5 päeva on juba liiga palju.
et kui mitte praegu, millal siis veel, et enda paremat elu ei ole mõtet edasi lükata. Ja minu arust oli väga super, et meie vestlused toimusid õhtul ja 5 päeva oma tervise heaks, ma arvan, et igaüks võiks endale leida. Ja see on ikka väärt investeering ja veel täitsa tasuta kingitus ka, no mis saab veel parem olla. Nii et väga vahva. Suur aitäh sulle, Kertu, ja soovin sulle ka imelist Wildwiti seiklust ja parimat tervist, mitte ainult sellel aastal, vaid kogu ülejäänud elu. Aitäh! Ja aitäh sulle, nii armas! Nii ja aloha, armas Heli, ja tänud samamoodi osalemast siis tervise taaskäivituse väljakutsel. Väga süksil viimasel minutil sain sul sabast kinni, hüppasid pardale ja kuidas see kogemus sinu jaoks oli? 5 päeva kui mitmelapselisele emale, samas oled kirjanik, kirjastaja, päris pisi naine, nagu ikka Eesti naised on ju. Ja kuidas sa selle kõigega siis hakkama said, et kas see 5 päeva ja tihe graafik, et sai siia lisada neid asju ja kuidas toimis? Aloha! See oli jah selline, et sa põhimõtteliselt sikutasid mu pardale ja ma ikka kahtlesin viimase hetkeni, et täpselt seda, et kas ma jõuan ja praegu meil oli veel see aastavahetuse eelmisel ajal, et selline koolivaheaeg ja kõik. Ja kui sa mu juba kaasa tõmbasid, esimene päev, esimesel kohtumisel sai selgeks, et see nagu parim asi, mis sel hetkel minuga juhtuda sai ja kõige õigem aeg, millal see juhtuda sai. Peale selle sai kohe algul selgeks, et see on nii lihtne. Enda tervise heaks midagi ära teha on väga lihtne. Kõik need nipid, mis tegelikult nende 5 päeva jooksul sai läbi käia, olema nii sinu kaudu kui ka teiste õpetajate kaudu siis varem ju kõik läbi teinud, aga ma ei kasutanud neid. See, et sa tõid need kõiki niiviisi järjest korraga ja niiviisi mu ette ja et ma need kohe ka töösse panin ja ma nägin, mida see kaasa tõi. See nädal, et see lõppes minu jaoks juba nii edukalt lihtsalt sellepärast, et ma lihtsaid nippe hakkasin kasutama ja ma olen väga tänulik selle väljakutse eest. Ja sinul oli tegelikult siuke lahe kirss kõige selle väljakutse lõpus, et kas sa jagaksid ka, et nüüd, kui sa hakkasid hoolitsema oma keha eest ja tervise eest natuke teistmoodi, mis siis juhtus sinu, ütleme just sinu talentide jagamisega, et mis seal sektoris nüüd siis toimuma hakkas? Selle väljakutse lõpus siis läks niiviisi, et ma lõpetasin ära käsikirja, mida ma olin kirjutanud 2 aastat, millega oli selles mõttes keeruline, et see oli ühe teise raamatu järg, mis kõigile nii väga meeldis ja nii raske oli kirjutada, sest kõik ootasid nii palju ja ootasid midagi väga head. Ja kuidagi ma leidsin endale põhjendusi ja takistusi, miks seda mitte lõpetada. Ja see väljakutse õpetaski mulle selle, et pani tööle mu loovuse ja õpetas lihtsalt nipid, kuidas ma tõesti saan 2 päevaga lõpetada asja, mida ma 2 aasta jooksul ei suutnud teha. Nii et see pani andis mulle tööriistad, kuidas seda tööd siis lõpuni teha. Easy peasy, köki-mäki. Väga hea. Ja kuidas sinu jaoks just siis see formaat siin toimis, et Facebooki grupp ja kõned, grupi coaching, siis eraldi coach ka minu näel, et siis hoida ennast sellel 5 päeva siis väljakutse pardal? Mina olen tavaliselt inimene, kes tahab ise teha, ma pean ise järge, pean endal tabeleid ja selles suhtes nagu ma tavaliselt väga gruppidega koos ei tee, aga sellises formaadis see grupp toetab väga-väga palju. See, et Facebookis rääkida teistele, näha tagasisidet ja kuulda nagu, et teised avaldavad arvamust sinu hästi minekute üle ja samas sa näed, kuidas teistel läheb. Siis kui me jagame neid kogemusi nii videokõnes kui Facebooki grupis, siis näha, et näiteks kellelgi on takistusi sellega, mis sul endal väga hästi välja tuleb, see võib motiveeriv olla. Või vastupidi, et kui kellelgi on probleeme millegiga, siis sa saad nagu ise anda enda kogemusi ja see on nagu hästi selline ka toetav. Sinuga, Kristel, koostöö on minu üks parimaid kogemusi coachidest, sest sa kuidagi tunnetad seda, et just keda on vaja järgi tõmmata, keda on vaja tagant lükata ja see on kuidagi alati nii õiges koguses, et ma tean ise ka, ma olen üks ja sama inimene, aga samas ma tean, et sinu kui coachi poolt ma aeg-ajalt vajan ühesugust käitumist, teinekord teistsugust ja sa kuidagi tunnetad selle kõik niiviisi ära, et ma ise ei oska sõnastada seda. Ma ise ei oska küsidagi, mida mul vaja on ja sa juba oled õigel ajal õiges kohas ja siis kas lükkad või tõukad või kuidas siis vaja on. Ja tegelikult ka siin see mõte sind kutsuda isegi Wildwiti on olnud ka pikka aega, aga sinu enda energia andis nagu teada, et ei ole vaja torkida, et küpseb.
et heli on ahjus ja küpseb ja siis voilà. Ja mis nüüd saab siis? Kuidas sinu ja Wildfitiga on? No nüüd sa tead ise, ma olen sõrme andnud, sest täpselt sa sikutasid mu lõpuni välja sinna ja oli küll, ma tean, et meil on korduvalt sellest juttu olnud ja iga järgmine kord, kui tuli juttu, siis ma mõtlesin, et endal oli ka halb tunne, et Kristel on ammu juba rääkinud ja ma nagu ei võta kuidagi vedu, aga ma ise ka ei tundnud, et see oleks õige olnud. Ja nüüd, kui oli see õige aeg minu jaoks, kui ma oleksin seekord maha jäänud, siis see oleks nagu olnud minu isiklik kaotus, väga suur kaotus. Aga sa tunnetasid ära selle õige koha, et nii, nüüd. Kuigi tegelikult, ega me oleme programmiga esimesest päevast, nii et ma ei tea, nagu, kas on veel aeg hõisata või... Et kõik on veel ees, aga juba see esimene samm on väga suur, et nagu ma ütlen, et see ongi see samm, mis seda 1000 miili seiklust alustab, nii et suur töö on juba ära tehtud. Ja selles suhtes ka suur tänu sulle usaldamise eest ja pardale hüppamast. Ja mida sa veel julgustuseks ütleksid, et kui keegi ka võib-olla ongi ta on omadega võib-olla oma elu ja asjadega natukene ummikus ja ei tea, kust alustada, et kas siis näiteks see tervise taaskäivituse väljakutse võiks olla alguspunkt, et isegi kui ta mõtleb, et tegelikult mul tervisega nagu väga ei olegi häda, aga tegelikult see tervis ikkagi mõjutab väga palju kõiki neid teisi osasid ka, nagu me oleme siin rääkinud küllusrattast, on ju seksuaalsus, suhted, eluülesanded ja holistiline küllus. Et mis sina nagu nendele soovituseks ütled? See tervise taaskäivituse väljakutse on täpselt selline, millega on mõistlik alustada ükstapuha, mis hetkes sa enda elus oled. Kas sa oled nullist alustad või sa oled kõiki asju juba teinud ja lihtsalt ei kasuta neid või siis sa ka kasutad, et see halba ei tee mitte kellelegi. Aga loomulikult, kui sa juba oled hädas, siis see on väga õige koht, millega tegeleda. Tasuta väljakutsena, miks mitte proovida? Et alati saab maha hüpata, alati saab teist teed minna, aga see, et alustada ja proovida, ma ei näe mitte mingit põhjust, miks ei peaks seda tegema. Et see on tõesti suurim kingitus, mida on võimalik ise endale teha, enda lähedastele teha. Et mina näiteks tean 5 lapse emana, et minu lapsed võitsid sellest võib-olla isegi rohkem, kui mina ise võitsin, et mina selle väljakutse läbi tegin ja kõigist neist muudatustest, mis siis minu kaudu ka nendeni jõuavad. Jah, et sa just jagasid meiega ka, et tegid seda siis ühte harjutust ja lapsed läksid nii kaasa, et juba tegid harjutuse sinu eest ära. Nii et sa pidid ise vaatama, kuidas hakkama saab siis asjaga ühele poole saada, nii et nagu super lahe kogemus, et milline eeskuju. Aitäh sulle. Ja aitäh sulle ka ja tõesti imelist toimetamist ja palju põnevaid raamatuid, sest nüüd tervis on veel parem, siis jõuab veel rohkem. Nüüd on. Teeme siis mõnusa kokkuvõtte ka, et enne siis, kui teeme lõpu meditatsiooni, ma tahaks igat ühte teid väga südamest tänada, et astusite pardale. Tegelikult ongi niisugune hästi huvitav olukord, et ma rääkisin Maikeliga ka, et ma tahaks teha sellist asja, et just eesti keeles ja mul on tunne, et see ikkagi nagu boostib siin ka ja et siit võib päris mitu inimest nagu juurde tulla. Ja siis tema muidugi nähes, kui palju erinevaid palle mul siin õhus on, ütles, et ära üldse mässa sellega, et sul Eesti grupp juba peaaegu koos ja et mis sa tõmbled nagu. Ja siis ma tunnetasin minu sees, minu sisemine naine ütles, et ei, aga et see ikkagi, see on nagu sisemise naise käest tuli ka see idee, et see on vaja ikkagi ära katsetada, et siis me juba teame, et mis uuel aastal nagu teha. Ja siis ma panin selle kalendrisse, siis ma vaatasin, ma viskan välja, et vaatame, et kui mingi vähemalt 5 inimest kirja paneb, et siis teeme ära nagu, et lihtsalt see ei võta palju aega, et lihtsalt see tunnine video ja siis muud asjad sinna juurde on ju, et ma naudin seda ka nagu, et see annab mulle energiat juurde. Ja siis, kui ma selle esimese kõne ära tegin, siis mõtlesin, et issand, mul oli täiesti nagu sees minu aatompomm läks käima, et siuke energia, see teie nagu entusiasm ja pardal olemine ja põnevus ja kõik siuksed asjad on ju. Ja siis ma sain ka aru, et ongi isegi, kui see on sinu kallis kuningas, kes ütleb, et ära tee, siis kui sinu sisemine naine on öelnud, et midagi võiks teha, siis tuleb ikkagi sellele kindlaks jääda. Ja nüüd ta ei olegi aru saanud siiamaani, et mida ma nagu teen siin selle kõnega. Et siis ma lähengi talle nüüd lihtsalt uudist viima, et tead jah, see võttis küll natukene nüüd ühest projektist nagu aega ära, aga nüüd on olemas uus toode järgnevaks siis ka, et kellel ei ole siis aega selle päris laiviga liituda ja lisaks paljud inimesed saavad siis toimetada kingitusena oma
oma tervisega. Nii et siuke taustalugu teile ka, et kuidas Kristal siis siuke sahker-mahker teeb siin Maikeli selja taga. Ja see on nüüd ka võib-olla natuke see eestlaslik see, et ajame lihtsalt ikkagi oma rida. Ja tõesti, kui sa tunned, et sinu sees ka edaspidi, kas sinu tervisega seonduvalt või mis iganes muul moel on mingi hästi oluline asi, mis tuleb üles, et ei, ma pean seda tegema või vot see on just praegu see õige aeg, siis sa pead sellele järgnema nui 4 ja vahest ongi võib-olla vaja natuke siukest sahker-mahker asja teha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kus kohas see sahker-mahker asi üldse tuleb. See sahker-mahker asi tuleb ka nüüd, kui rääkida mustritest, on ju. See tuleb sellest, et ma kasvasin üles vanaemaga ja vanaema oli hästi, tal olid väga konkreetsed nagu piirid ja kehtestused ja reeglid ja see oli nagu ülireeglistikus nagu elamine, üleskasvamine. Et tõesti, ma saan aru, et ta tegi seda selleks, et mul oleks nagu siis turvaline keskkond nagu potilillele üles kasvada. Aga nüüd ongi siis täiskasvanuna, ma olengi natuke siuke ekstreemrevolutsionäär, kus võimalus on, siis jälle tulen mingi uue asjaga välja. Nii et nüüd mõtelge ka, ma tänan siis teie ees siin oma sisemist naist, sest mõtelge, kui ma ei oleks seda teinud, meil ei oleks praegu olnud seda 5 päeva kogemust ja meil ei oleks olnud võimalus teiega sellisel kujul neid põnevaid siis seikluseid läbi teha. Nii et sisemised naised on need, kes on siis ühenduses meie intuitsiooniga, meie loovusega ja kui teie tervis läheb paremaks, siis teie sisemine naine hakkab pead tõstma ja olge siis teie targemad. Et minul näiteks, siis ma toon sellise näite, algusajal, kui siis sisemine naine tuli, koputas uksele, Kristalit ei olnud kunagi peaaegu kodus, siis ta jättis võib-olla, ma ei tea, postkasti väikese kirja ja siis vaatas, et need kirju keegi ei ole kunagi ära võtnud, no mis mul on mõtet sinna minna. Ja sisemise naise ja intuitsiooni energia keeras kõik hääle maha. Ja siis, kui ma hakkasin aru saama, et vau, seal on nagu selline potentsiaal ja ka küllus peidus, iga kord, kui ma juba tunnen, sisemine naine tuleb, ma juba jooksen uksele vastu, okei, nii, mida me täna teeme, mis täna teema on, mul on juba siin tee valmis, küpsised valmis, tegin veel ekstra Wildwiti stiilis lahedad mandliküpsised, ma usun, sulle meeldib. Nii, tuleme, räägime, ma kohe, mul on vaata märkmik ka kohe suur A4 suuruses märkmik, ma kirjutan kohe üles, et mis sa ütled. Ja siis peale seda, kui sõnumid on üles kirjutatud, siis on koosolek sisemise mehega. Nüüd sisemine naine tuli, teeme 5 päeva seda tervise asja, okei. Ja siis sisemine mees, okei, nii, nüüd on vaja meil 5 päeva, siis meil on vaja teha Facebooki sündmus, siis on meil vaja jagada seda erinevates kohtades, küsida ka eri klientide käest ja siis on meil vaja panna ajagraafikud, siis on meil vaja teha Zoomi siis aadress, ja siis on vaja teha Facebooki grupp, andis kohe tegemise nimekirja, to-do list on ju. Nii, ja siis tegime selle asja ära ja voilà, siin me olemegi täna siis selle kogemuse lõppedes. Ja kõige selle sees muidugi ka sisemine laps, kes on selline mänguline, loominguline, põnev ja alati hoiab sellist mõnusat rõõmu ja mängu nagu üleval, et siis liiga tõsiseks asi ära ei lähe. Nii et sellega seoses ütlen ka tänu oma sisemisele perele ja ma loodan, et see natukene ka äratas teie sisemist pere ja sellel aastal on siis ka mõte varsti alustada siis uuesti ka sisemise pere programmidega, et need on mul natukene praegu riiulil olnud, et siis tuleb ka hästi-hästi põnev sukeldumisvõimalus. Aga siis paneme silmad kinni ja tõmbame oma energiat tagasi, läbi puhastava filtri, saadame tagasi kõik selle, mis ei kuulu meile, sinna, kus see tuli. Ja kujuta ette, et sa tõeliselt ilusti maandud läbi oma jalgade, maapõue, pea on taevas ja oled täielikult ühendatud siis isakese taeva, emakese maa, kõige sellega, mis sinna vahele jääb. Ja nüüd mõtle näiteks järgnevaks 30 päevaks siis oma 5 tervise taaskäivituse siis sammuga seonduvalt. Kuidas sa saad luua need sammud oma elus siis tervise kandvateks taladeks? Mis selleks peaks juhtuma? Ja võib-olla saadamegi sellise taotlusküsimusena nüüd kõik koos nagu laia maailma laiali, et mis on selleks vaja, et nendest 5 sammust, tervise taaskäivituse sammust saaks sinu 5 tervise siis kandvat tala. Ja viskame siis ka õhku selle, et igaüks teist siis saab täita oma seda siis kehakonteinerite
graafikut järgneva 30 päeva jooksul. Tänu ka siis ka sisemisele perele, minu sisemisele perele ja ka teie sisemistele peredele, sest ka selleks, et siis osa võtta sellest, ka nemad pidid tegutsema. Nii et suur aitäh ja et tervis taaskäivituks siis igapäevaselt läbi nende uute valikute. Nii saab see olema ja nii see on. Aloha ja amamama. Et suur aitäh teile kõigile ja suur tänu inspiratsiooni eest, vastupidavuse eest ja suur tänu ka tänase tagasiside eest. Ma usun, et ma täitsa lükkan selle kohe kokku, et siis ka teised saaksid juba nuusutada, millega me siin hakkama saime. Ja ma soovin teile kõigile üli head tervist terveks selleks aastaks ja olge teie siis ka targemad, et valike siis tervise valikud, millest ei ole siis vaja teha uusaasta lubadust, vaid läbi valikute te jõuate ilusti siis oma sihtmärkideni palju kergemini kui muidu. Ja siis hoolitsege ikkagi oma sisemise pere eest ka, et neil ka ikkagi lõpus oleks. Et teed ja küpsised ja muud asjad. Nii et suur aitäh ja võite siis panna oma mikrofonid sisse ja palju alohat siit imelisest Texasest.